Aga tere tulemast meie ringmajanduse sügisesse kuidas sessiooni. Ja tänaseks teemaks on meil siis innovaatilised pakendid. Et meil osaleb vestluses 3 Eesti ettevõtet, kes on enda missiooniks võtnud maailmas kuhjuvat pakendiprügi vähendada. Ja nad teevad seda läbi jätkusuutlike postipakendite väljatöötamise ja nad toovad ka kõik selle turule. Ehk siis tegemist on päris lahendustega. Ütlen veel ka nii palju, et varasemad kuidas sarja webinarid on järelvaadatavad Eesti Disainikeskuse YouTube'i kanalis ja sama saab olema ka siis meie vestlusega. Natukene endast, et mina olen Piibe. Ma töötan Eesti Jalatsi brändi Dokku disainerina ja selle toote loomisteekonnal on pakendilahendus alati väga suure osatähtsusega ja ma üritan seda väga läbi mõelda. Et viimane asi, mis me enda sussidega tegime, oligi see, et me kasutame taaskasutatud materjale sussikoti loomisel, mis on ühtlasi pakend, aga teisalt on see ka pesukoti funktsiooniga. Tänast sessiooni korraldavad Eesti Disainikeskus ja Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon. Meie esimene esineja täna on Artproof ja sõna saab üks asutaja liige Eero Valge. Et Artproof on teenusele orienteeritud suureformaadilise kunstilabor, kelle klientideks on siis kunstnikud, galeriid ja muuseumid üle maailma. Nad pakuvad täislahendust projekti algusest kuni lõpetades pakkimise ja kohale toimetamisega. Ja oma sellise pakendi suureks eeliseks toovadki nad turvalisuse, et see on nende siis konkurentsieelis. Ja tähtsal kohal on ka loodussõbralik pakendist vabanemine ja uuesti ringlusesse laskmine. Aga sellest kõigest lähemalt räägibki teile Eero. Siinkohal üks moment veel, et kui teil tekib küsimusi, siis kirjutage need kindlasti meie chati aknasse, sest et peale igat esitlust on meil selline 5–10 minutit aega küsimustele vastamiseks ja palun olge aktiivsed. Palun, Eero. Tervist ka minu poolt. Tegelikult sa rääkisid kõik ära, et ma ei teagi. See oligi lühikokkuvõte, et ja meil on võib-olla selleks, et rääkida nüüd mõne sõnaga sellest, mis toote siis meie endale ehitasime. Selleks tuleks 2 sõnaga võib-olla veel rääkida üle sellest, mis asi see on, mida me teeme. Et ma jagan oma ekraani, lähen lihtsa vastupanu teed ja näitan teile meie veebilehte. Artproof on siis tõesti ettevõte, kes on kuidagi läbi ajaloo keerdkäikude erinevaid tooteid ja teenuseid pakkudes, erinevate klientidega kohtudes jõudnud siis sellise nišini, et me toodame sellist kõrgekvaliteedilist kunsti. Olles nii-öelda, et me ise kunstnikud ei ole, aga meie siis töötame koos kunstnikega. Ja meie kliendid ei ole nüüd võib-olla selles mõttes kunstnikud, et siin segadust ei teki, et kes siis teeb võib-olla looduse pildi või midagi taolist, see läheb sisekujundusse, vaid inimesed, kes reaalselt elatuvad sellest, et nad teevad kunsti, kes on lõpetanud kunstikooli, kelle elu ja hingamine ja töö ongi kunsti tegemine. Üldiselt me puutume kokku kaasaegse kunstiga ja suurem osa sellest kunstist on fotograafia põhine, mis ei tähenda, et see on fotograafia, et ei ole, et on midagi pildistatud, maja või puu või loom ja see on siis nii-öelda välja trükitud, ära raamitud, vaid teinekord on ka lihtsalt fotograafia tehnikat kasutades tehtud midagi, mis ei paista välja üldse foto. Ehk siis kokkuvõtlikult kaasaegne kunst. Ja meie siis nii-öelda tugevuseks ja eripäraks on see, et me pakume sellist niši raamimisteenust, mis vastab tänaste muuseumide ja galeriide ja ennekõike kollektsionääride nõudmistele üle maailma. Seal on nagu natuke teised nõudmised kui sellisel võib-olla tavapärasel raamimisel, mis teenust saaks igas Euroopa suurlinnas ja väiksemas linnas nagu Tallinn iga nurga pealt. Et seal on mingid teatud nõudmised, mis teevad selle töö kallimaks, käsitöö mahukamaks
ja ühtlasi kogu selle töö liigutamise riskantsemaks, sellepärast et materjalid on kallimad ja esimene prioriteet on see, et kui me neid liigutame, peavad terveks jääma. Nüüd ma näitan võib-olla mõnda pilti ka, et siis saab nagu aimu, kuhu need meie tööd lähevad, aga kui mul nüüd õnnestuks ka reaalselt see klikkimine siin. Nii. Et jah, võtab siit suvalise galerii lahti, et pildigalerii, et need on kohad, kuhu meie tööd jõuavad sellisel kujul siis üldjuhul galeriidesse. Ja see lõppkoht, kuhu meie tehtud töö jõuab, mis on siis valdavalt trükkimine ja raamimine ja millest olulisem osa on selles viimistamisel ja raamimisel, et mitte segamini ajada. Tihti väga paljud tahavad hästi kergekäeliselt kutsuda meid trükikojaks. Aga tegelikult trükikojast on asi ikkagi väga-väga kaugel, et trükkimine on üks väike osa sellest, millest meie teenus koosneb. Et nagu algul sai juba sissejuhatuses mainitud ka, et meil on nii-öelda täisteenuslahendus, kus siis me alustame kõige algusest kliendiga, teinekord algab üldse skännimisest, trükkimine on tõepoolest seal vahel. Siis on selle töö raamimine või viimistlemine mingil muul kujul, alusmaterjalidele paigaldamine. Omame ka ühte väga põnevat litsentsi nimega Diasec, mida on maailmas väga vähestel ettevõtetel, kuidas siis nii-öelda pilti akrüüliga kokku sulandada, nii et ta kestaks väga-väga kaua ja oleks väga-väga ilus. Ja kõige lõpuks siis on meie spetsialiteet ka see, et me pakime tööd ja saadame erinevatesse maailma punktidesse. Et kuna me oleme sellise niši toote otsa sattunud, siis paraku siin koha peal meil neid kliente liiga palju ei ole. Ja meie valu on see, et need kliendid on kõik üle maailma laiali ja kaugel. Tõsi küll, õnneks väga suur osa nendest on siin samas Skandinaavia maades, aga on ka täiesti üle lombi Ameerika maal, võib-olla teisele poole seal Aasia maades ja loomulikult üle Euroopa erinevates suurriikides ja suurlinnades. Seega nagu nende meie tehtud tööde transport on meie jaoks ettevõttes olnud algusest peale väga sellisel kriitilisel kohal ja sellega me oleme ikkagi võidelnud omajagu, et kuidas saada tööd kohale turvaliselt, nii et need ei lähe katki, kuidas saada tööd kohale nii, et nad jõuaksid sinna kiiresti ja kuidas seda kõike teha nüüd niimoodi, et kliendile ei põhjusta see mingisuguseid tohutuid ebamugavusi. Sest meelest tuleb kõige selle juures pidada seda, et meie tihtipeale konkureerime mõne teise sarnase ettevõttega, kes on seal samas linnas, kus see klient asub. Et meil on mingid teatud tugevused, millega me siis selle kliendi enda kasuks otsustama paneme. Aga ometigi, kui läheb selliseks pildi kohale toimetamiseks, siis me peame olema konkurentsis nii kulude poolest kui ka mugavuselt kui ka turvalisust. Seega me oleme pakenditega teinud väga palju tööd läbi ajaloo ja nüüd see pakend, millest me täna siin räägime, selle nii-öelda välja töötamine algas mõnda aega tagasi, kus me panime siis endale ülesandeks selle, et need pakendid peavad olema kergemad. Siiamaani läks väga palju töid välja meil vineerist pakenditest, mis olid väga turvalised, väga tugevad, väga võimsad. Aga üks tagasiside klientilt oli see, et nad on paganama rasked. Et nendega majandamine on väga keeruline, et nendega majandamine on okei siis, kui töö läheb kuskile suurde muuseumisse näiteks, sest et seal on tegelikult terve osakond selleks, kes siis liigutab neid pilte sisse välja, kes suudavad neid tõsta, kus on olemas tõsteseadmed ja nii edasi. Aga need tööd ikkagi väga tihti lõpetavad meil konkreetselt mõne kollektsionääri juures, ehk et siis inimese kodus, keegi, kes on selle eest maksnud 5, 6, 10, 20 000 eurot, see on siis mitte meie tööhind, vaid siis selle kunsti hind, mida ta ostab, eks ju. Et tema tahab, et see jõuaks turvaliselt, ta oleks mugav sellega majandada. Samal ajal peab säilima turvalisus, sest kunstnik, kes on selle meie teenuse eest maksnud, siis seal ütleme siis see üks pilt tulenevalt materjalide kallidusest ja käsitöö mahukusest võib seal maksta suurusjärk 1000 eurot üks raamitud töö, ehk siis see on see raamimisteenuse hind. Et sellest on ikka väga kahju, kui nüüd seda teekonda vastu ei pea ja kuskil katki läheb, eks ju. Ehk siis teine asi, üks asi on selle kergus, teine asi on see, et peab säilima selle turvalisus.
ja tegelikkuses kolmas küsimus, mida me läksime lahendama, on see, et nüüd seesama näide, et kui see töö lõpetab kuskil kollektsionääri juures kodus, näiteks ütleme Pariisis kesklinnas, siis võite ette kujutada või veel parem kuskil näiteks Amsterdamis kesklinnas kellegi kuskil peenes 3. korruse või 4. või kuskil katusekorteris mingi kollektsionäär elab, eks ju, tal on seal ilus suur pind, kuhu ta tahab selle siis seina panna. Siis kui see nüüd suures raskes vineerkastis töö saabub sinna sellele väiksele kõrvaltänavale, siis tegelikult kõik sügavad kukad, aga mis edasi saab? Algatuseks, kuidas me üldse selle ülesse saame, sest et see on nii raske, nii suur sealt trepist. Teiseks, võtame selle pildi siis sealt pakendist välja, olgu ja viime selle üles, paneme seina. Aga mida ma selle pakendiga teen seal Pariisi kesklinnas? Selle suure vineerkastiga. Saagi mul ei ole, et seda katki lõigata. Isegi kui oleks, siis kuhu ma panen selle need vineeri jäägid, see on sisuliselt ehitusprügi. Et see on tegelikult nagu üks võib-olla isegi see kõige suurem mure, mida me lahendama hakkasime. Ja loomulikult selle kõige juures teadvustasime endale seda, et tänapäeval ikkagi see pakendi vaid üldse nagu ringmajandus, loodushoid, see on asi, mis on juba selle üks omadus on see, et ta on juba populaarne. Et isegi kui seda nagu enda jaoks mitte nii oluliseks pidada ja ütleme, et ei ole nagu rohelise suhtumisega, siis tahes-tahtmata see on juba täna trend ja kõik, mis selles suunas teha saab, positiivne see on trend, see on väga positiivne ja kõik, mis selles suunas teha saab, see töötab ju juba iga ettevõtte kasuks, kes saab öelda, et me oleme kuskil natuke rohelisemalt lähenenud. Ja siin nüüd üritusorganiseerijatega me arutasime ka, et kuna ma võib-olla isegi nii-öelda selle ringluse seisukoha pealt ei olnud selle pakendi peale nii palju mõelnud, kuna mina läksin lahendama neid eelpool kirjeldatud muresid, mis minul oli, millest üks mure oligi see pakendist vabanemine võimalikult nii-öelda looduslikul moel. Mitte looduslikul moel, vaid siis keskkonna säästlikul moel. Et ülejäänud mured ei olnud otseselt ringmajandusega seotud, siis tõesti tegelikult see ringmajandus tuleb selle meie toote juures küll ka tugevalt sisse. See pakend, milleni me jõudsime, on siis kärgpapist tehtud pakend. Selle kohta rohkem infot leiab. Endiselt mu ekraan jagab, eks ju. Siit veebilehelt, siin on ka mõned pildid. Välja näete selline. Mul on siin ühtlasi ka kaasa võetud. Pakendid endaga. Et kärgpapist pakend, millel on siis järgmised omadused. Esiteks, kuna ta on papist, siis papist pakend on nii-öelda prügikasti, papi prügikasti visatav. Ja need prügikastid on täna juba igas Euroopa suurlinnas, sellepärast et pakendi sorteerimine on ju teistes riikides Eestist isegi veel mitu sammu ees. Ja inimestel on väga oluline, et nad saaksid panna õige prügi õigesse prügikasti. Et see on ka nagu võib-olla see asi, mis ka meid nagu takka sundis, et seda asja tulebki teha nii. Ehk siis see, et ta on papist, aitab sellest vabaneda. Algatuseks see papp on juba ise ümber töödeldud papp, et siin selle materjali, mida me kasutame, on üle poole materjalist juba taas kasutatud, ehk et mingisugusest vanapaberist toodetud papp. Osa on siin ka muidugi nii-öelda värskest materjalist tehtud, aga osa on ka taaskasutatud. Siis lisaks sellele nüüd on ta taaskasutatud. Siin sees, paki sees on meil pehmendused. Ja pehmendused, pakk on niimoodi suletav ja taas avatav, siin on ka oma point, miks see selline on. Siin pakendid sees on siis nüüd pehmendusmaterjali. Pehmendusmaterjali me täna ei suutnud välja mõtelda sellist, mis oleks meie nõudmistele vastav, aga mis nii-öelda siis oleks lihtsamini ümber käideldav. Seega see on ikkagi nii-öelda plastikupõhine materjal, naftapõhine materjal on see, mis on siin pehmendus. Aga see on samuti tehtud mingite varasemate naftatoodete ümber töötlemisel selliseks vahtplastiks. Ja üks nagu võtme lahendus selle kasti juures on nüüd see, et kui see kast ära lammutada, siis see plastikdetailid ei ole mitte kuidagi selle pakendi küljes. See on see, kuhuni me kuskil vahepeal jõudsime, me tegime sellise asja, et me saatsime testpakendid osadele klientidele, ütlesime, et lammutage ära videokõne jooksul, et lammutage see ära ja kirjeldage meile, et kas see on nagu loogiline, mida te teete. Ja mis välja tuli, oligi see, et meil olid mingite liimitäppidega need kinni pakendis, need pehmendused ja siis
osa jäi sinna papi külge ja no siis tegelikkuses see lääne ühiskonna inimene ütles, oot, aga kui siin on nüüd ikkagi see gramm plastikut küljes, ma ei saa seda sinna papiprügisse viia. Mis on väga õige, võib-olla meil siin oleks silma kinni pigistanud täna veel, aga tema ütles kohe, et see ei lähe mitte. Ja seega on kogu see lahendus siin sees selline konstruktor ehk et ta on siin lahtine. Kui pakk on koos, püsib ta seal väga kindlalt toote ümber, kui pakk koos ei ole, siis ta laguneb üsna kergelt sealt seest välja ja saab selle eraldi siis kas olmeprügisse või plastikuprügisse või pakendiprügisse vastavalt, kus riigis, mis regulatsioon on, siis selliselt sinna viia. Ja noh, seejärel selle papi puruks rebimine siit liigenditest ja võib-olla ka nii-öelda noa kasutamine, et natuke väiksemaks tükiks teha on juba omakorda päris lihtne. Ja selle pakendi arendamisega me jõudsime siis sinna maale, et me võtsime osa sellisest üritusest nagu disaini meistriklass ja disaini meistriklassi raames osutus, et meie siis see arendus, mida me tegime, see pakend, mille me välja mõtlesime selle disaini meistriklassi jooksul oli nii piisavalt äge või siis ma ei teagi, mis seal äge oli, kas see pakend oli lõpuks äge või see toode, mis me mõtlesime või siis see teekond, kuidas me sinna jõudsime. Igal juhul žürii otsustas, et me oleme selle ürituse võidu väärilised. Sellega seoses saime me väikese ka rahalise auhinna, mille me siis investeerisime sellesse, et see toode, mis meil tol hetkel oli lihtsalt peaaegu sellisel kujul, nagu te siin näete, peaaegu sellisel kujul valmis karp, et selle me siis saime nii-öelda kaasatud meeskonnaga viia sellisele tasemele, et seda lõpuks hakata müüma, et me tegime seal mõned väikesed disainilised lisad ja selle eelarve eest saime siis ka endale veebilehe ja kujunduse ja kõik muud nüansid, et meil oleks valmis toode, mida müüa. Ja noh, siin meil üritusel on ka upstairsi poisid, et ka nemad tulid appi siis seal mõndade selliste viimaste nüansside lihvimisega, mis siin selle kasti juures täiendatud sai. Vot, et selline kast ma nüüd vuristasin tükk aega, et ma arvan, et olekski võib-olla hea, kui keegi esitaks mõne küsimuse, siis mul oleks lihtsam rääkida. Ei kuule. Nii. Kohe nii, ma vaatan, keegi on kirjutanud ja kas te olete mõelnud ka pakendi eluea pikendamisele? No eluea pikendamine ausalt öeldes ei olnud meie jaoks sellel hetkel teema. See ei olnud teema sellepärast, et see, kuhu see pakend välja jõuab. Eluea pikendamine tähendaks seda, et me tooksime see näiteks tagasi ja kasutaksime uuesti. Kahjuks seda me endale lubada täna ei saa, sest et tühja pakendi saatmine on peaaegu sama kallis kui täispakendi saatmine. Sellepärast, et transpordis on kaks väljendit, on nii-öelda siis tavaline kaal ja on mahukaal. Kui mis iganes number suurem on, selle järgi nad selle hinna arvutavad, et kui sa saadad väga suure pakendi, mis on väga kerge, siis vaadatakse selle suurust. Kui saadad pakendi, mis on raske, aga väike, siis vaadatakse tema kaalu. Et igal juhul töötab meie vastu, et me seda tagasi ei saa, aga eluea pikendamiseni me jõudsime ka klientidega rääkides. Et näiteks üks selle pakendi suur tugev omadus on see, et mitmed galeriid ostavad endale need pakendid, et seal sees hoida töid, mis hetkel on galeriis. Galerii äri käib niimoodi, et nad teevad näitused kunstnikega koostöös ja siis üldjuhul või tihtipeale need tööd jäävad galerii lattu, kus siis galeristid, kes neid töid müüvad kollektsionääridele, saavad neid töid kollektsionääridele näidata. Ja probleem on selles, et kui need on kilepakendites, siis need rebitakse lahti ja kokku, need pakendid lähevad katki, need tööd saavad viga ja nii edasi. Aga tegelikkuses nüüd eluea pikendamise koha pealt ongi see väga äge, et see pakend on selline, et sa võtad ta välja, ta on piisavalt kerge, teda on mugav liigutada koos tööga. Ta teed eest ainult lahti uksed, näitad, vot töö on selline, eks ju. Panen need uksed jälle kinni ja pakend läheb koos tööga lattu tagasi. Nii et see on üks selline eluea pikendamine, mis osutus, et võiks nii-öelda meie klientidele meeldida. Ja muidugi teine asi eluea pikkuselt võib-olla, ma ei tea, kas see vastab küsimusele, on see, et paljud kollektsionäärid ei osta üldse pilte selliselt, et nad seina panevad. Nad ostavad, et neid panna keldrisse selles mõttes, et kunsti kogumine on nende hobi ja neil ei olegi kõiki töid kuskile panna. Ja sellisel juhul, sellises pakendis seal kuskil keldris seda hoida on oluliselt mugavam ja hiljem liigutada kui pehmes mullikiles, mis on tegelikkuses siiamaani selline nagu kunsti hoidmise ja pakendamise standard. Küll mullikiles jah ei saadeta neid kaugetele teekondadele, siis on kastid, puiduskastid, aga selline galeriis liigutamine, kollektsionääri juures hoidmine, et see on siiamaani kõik sellises mullikiles.
Mulle tundub, et see küsimus vist sai küll päris ammendava vastuse, aga võib-olla ma ise küsiks siit kohalt edasi, et aga on teil mingid tulevikuplaanid või kas on teil mingid projektid, millega te nüüd edasi lähete, et võib-olla te seda konkreetset toodet nagu selles suhtes eluea pikendamisele nagu otseselt ei keskendu, aga võib-olla on nagu mingid tulevikuvaateid? No, mis puudutab nagu transporti ja pakendamist, üldse seda pakendi teemat, siis see on tegelikult valdkond, mis on tahes-tahtmata meil pidevas arengus, et kaasa arvatud need meie vineerist kastid, suured võimsad kastid, ka need on pidevas arengus, et neid teha nagu kas mugavamaks, turvalisemaks, kuskilt jälle tuleb välja, et näed, selline nüanss ei pea näiteks muuseumis vastu, kui palju liigutatakse. Paljud kastid on sellised, mis peavad üle elama 10 merereisi ennem, kui nad oma teekonna lõpetavad, kui suured näitused näiteks reisivad ühest kohast teise, ühelt kontinendilt teisele. Et seal me teeme pidevaid täiendusi ja arendusi, aga ma arvan, et eks me arendame oma tooteid vastavalt vajadusele, nii nagu tegelikult me oleme kogu aeg teinud, et me oleme pigem olnud ettevõte, kes arendab midagi siis, kui on midagi vaja arendada, et mingi probleem vajab lahendamist, mitte siis ettevõte, kes mõtleb välja ja arendab toote, et seda hakata müüma. Mõlemad on täiesti okeid lähenemised ettevõtlused, aga jah, kuna meie ettevõtlus on see nii-öelda selle suureformaadilise kunsti tootmine, siis sellega kaasneb lihtsalt väga palju arendusi, et me saaksime seda äri teha. Et me oleme pigem nagu sealt otsast on meie nagu arendused inspireeritud ja tulevikuplaanid. Veel siin küsimusi hetkel ei ole. Aga kui teil tekib selline uus arenduse mõte või plaan, et kas te siis kaasate, ma saan aru, et te olete siin juba koostööd teinud teistega ka, et kas te alati kaasate ka siis teisi disainereid väljaspoolt või kuidas teil on see asi organiseeritud? Ja tegelikult on sellega niimoodi, et ma arvan, et me oleme üsna niisugune traditsionaalsed Eesti mehed seal, et nagu me siinkandis oleme harjunud, et ega tegelikkuses selline disainerite kaasamine kui selline ei ole vist veel nagu väga tavaline asi meie ärimaastikul. Ja tõtt öelda, ega ka meie ju siiski tegime seda tänu sellele, et me saime selle väikese rahastuse sealt disaini meistriklassist. Tõsi, me oleme üsna avatud olnud alati igasugustele EAS-i poolt rahastavatele programmidele ja ka praegu oleme ühes teises äristrateegia programmis, et me nagu selles mõttes seda välist tarkust võtame hästi hea meelega vastu. Ja see, et me saime selle peaauhinna ja me saime panna kokku meeskonna, seal oli tegelikkuses inimesi 4 erinevast ettevõttest vist oli, eks ju, programmeerimise spetsialist, oli siis veebidisainer, oli pakendidisainer, nii-öelda disainer, siis selle välimuse disainer, oli nii-öelda tehnoloogilised disainerid upstairsist, kes aitasid sinna meil mõned põnevad nüansid juurde teha. Ja et selles mõttes me saime panna kokku ühe tiimi, kellega selline väikene arendus sutsakas siis teha, et see toode viia nagu lõpuni. Muidugi teeks seda hea meelega, aga tegelikkuses täna väikeettevõtjal on hästi raske endale seda kulutustesse panna ja seda kulutust õigustada, sest see teenus on tegelikult üüratult kallis. Disaineri töö on väga kallis töö. No loomulikult igasugune loovtöö, sest kuna igaüks meist loov ei ole, siis neid, keda on vähem, siis nende teenus ongi kallim, midagi pole teha. Aga kahjuks ma arvan, see pigem jah, see disainitöö hind on see, mis täna pidurdab seda, et saaks võib-olla muutuda selliseks igapäevaliseks ja tavaliseks see, et ettevõtted, kes midagi toodavad ja loovad, et nad laseksid disaineri näiteks üle käia mingid lihtsad asjad enda. Et ma usun, see natuke takistab ja mul on tegelikult hea meel, et selles mõttes ka siin see EAS siit-sealt seda asja nagu utsitab, tõukab ja toetab nii, kuidas saab. Ja täiesti arusaadav, lihtsalt tundus, et see viimane koostööprojekt, et see on väga hästi õnnestunud, et selles suhtes, et seda on ja rõõm teada ja kuulda ja tõdeda. See võib-olla ei ole nii... Ma ei tea, kui kuulajaid on, et ma ütlen kindlasti kõigile, et kui te need vahendid endale leiate ja suudate selle endale ära õigustada, siis igasugune spetsialistide kaasamine, olgu see siis disaini alal või olgu see siis äristrateegias, see on igal juhul teile kasuks, et selline oma peaga pusimine viib kuskile teatud maani välja, aga sealt edasi on ikkagi väline abi väga teretulnud. Ja
Tore, rõõm kuulda, aga mulle tundub, et vist meil nüüd saigi aeg läbi, aga suur tänu sulle, Eero. Võib-olla veel vist Eero käest nüüd pärast küsimusi enam küsida ei saa, kui keegi tahab, siis nüüd hästi kiirelt, sest et ta peab lahkuma natukene varem. Aga aitäh ja väga inspireeriv oli kuulda. Tulge Artproofil külla. Nägemist. Nägemist. Nii, nüüd on kord meie teise sõnavõtja käes ja selleks on startupi Low Impacti üks asutaja, Liis Tiisvelt, kes on ise lõpetanud siis tekstiilitehnoloogia magistratuuri ja tema magistritöös kasvaski välja tekstiilprügist taaskasutatavate e-kaubanduse pakendeid loov ettevõte Low Impact. Ja kutsun taas kõiki osalejaid küsimusi esitama siis chati kaudu või pärast otse, et kuidas endal mugavam on. Aga palun, Liis. Ja, tere. Aitäh, Piibe. Kohe jagan enda ekraani. Nii. Kas on näha? Ja, okei. Aga tere siis kõigile, mina olen Liis ettevõttest Low Impact ja meil on selline huvitav pakend, mis on tehtud tekstiiliprügist ja sellepärast siis täna teen väikse ettekande, et kuidas tekstiiliprügist jõuda uue väärtuseni. Nii vaatan, kas mul ekraan vahetub ka. Aha. Siin on siis ees selline üks prototüüp, et põhimõtteliselt tegemist on siis ümbertöödeldud tekstiilijäätmetest loodud korduvkasutatava pakendiga. Hästi pikk selline lonkav kirjeldus, aga ühtegi sõna ei saa välja jätta, sest kõik on väga olulised. Korduvkasutatav, prügi, jäätmed ja nii edasi. Aga enne kui ma lähen toote juurde, et kuidas me selle töötasime välja, millest see koosneb. Ma korra tutvustan ennast, sest minu jaoks endal on hästi oluline alati teada saada, et kes on see inimene, kes üldse räägib siin. Et ühesõnaga panin enda kohta niisuguse hästi väikse tutvustuse, et mis on minu taust, et tegelikult ma olen alati on mind huvitanud moedisain ja sellepärast ma peale keskkooli läksin õppima hoopis moedisaini. Suur unistus oli luua omaenda riidettevõtte, olla disainer. Vahepeal käisin välismaal, elasin pikalt Londonis ja Prantsusmaal Marseilles. Ja kui tagasi tulin, see oli 2015, siis hakkas huvitama selline taaskasutus, et see nii-öelda siis disaineriks olemine hakkas minema tahaplaanile ja see, et kuidas ikkagist tekstiiliprügi kuidagi väärindada. No ma alustasin nagu võib-olla kõik niisugused hobi käsitöölased on alustanud, et midagi võtad kodus kätte, lõikad T-särgi tükkideks ja siis teed selle kaltsuvaiba. Ja siis läksingi edasi õppima Tallinna Tehnikakõrgkooli rõiva tekstiiliala ressursikorraldust, kus ma sain siis vajalikud teadmised, et kuidas üldse moeäri tarneahel koosneb, millest ta koosneb ja kuidas materjalid, mis on need erinevad kiulised koostised materjalidel ja nii edasi. Asi huvitas mind nii palju veel rohkem, et peale seda läksin siis magistratuuri TalTechi tekstiilitehnoloogiasse, mille ma lõpetasin cum laude omaenda imestuseks ka. Aga sealt see oli minu jaoks selline murranguline koht, kus ma siis magistri lõputööna arendasingi välja ümbertöödeldud tekstiilist kokku pressitud siis sellise karbiku, mille eesmärk oli e-poe kaubanduse transpordipakend ja miks just selline toode on sellepärast, et ma vahepeal asutasin ikkagist omaenda rõivabrändi Illimor ja seal mul sai üsna ruttu selgeks, kui palju jäätmeid tekib juba ainuüksi mitte tarbija järgseid jäätmeid, vaid tarbija eelseid ehk siis see, et kui sa lõikad mõnda dressipluusi või kleiti välja, et kõik need nii-öelda off-cuts ja niisugused tootmisjäägid. Ja osalesin siis sel aasta märtsis hackathonil nimega
niisugune moe ja tekstiilisuunaline häkaton, kus leidsin vahvad tiimikaaslased nimedega Kaie ja Marian, kellel on kõigil selline tekstiilitööstuse taust olemas ja formuleerisimegi siis see tiimi aprillist alates oleme koos tegutsenud. Siin on paar pilti, et kus me oleme siis mõned võidud ka koju toonud, et osalesime prototonil. Maikuus siis oli finaal Latitude 59, et seal siis saime väikse auhinna, olime ühed võitjatest ja siis augustis olime Startup Day'l, kus samuti saime auhinna siis Creative Pitching Award. Võt nii, aga nii palju minust endast, et ühesõnaga, millega siis meie ettevõte tegeleb, et meil on suur hingevalu tekstiilijäätmete pärast maailmas, mida keegi me ei näe neid eriti, eks ju, tänaval lebamas, aga nad on kõik olemas, nad viiakse Aafrikasse, nad viiakse Ida-Euroopa kolmandatesse riikidesse või siis põletatakse ja meie jaoks ei ole õige. Me tahame neid väärindada, sest meie jaoks see toormaterjal on nii suure väärtusega ja tahame neist luua uued taaskasutatavad tooted. Ma vahepeal vabandan, et minu ettekanne on kõik inglise keeles, sest nii on mugavam. Aga lähemalt siis sellest probleemist. Et ühesõnaga, minule üllatusena sain teada fakti, et 1/3 maailma prügist on pakendiprügi tänapäeval. Muidugi pakendeid väga palju töödeldakse ümber, eks ju, pappkarp tegelikult ju seda saab 5 kuni 6 korda ümber töödelda. Iga kord küll lisatakse virgin kiude sisse, aga mingil hetkel see lõpeb ära ja sellepärast, kuna nõudlus pappkarbi järgi, mis on väga paljudele ettevõtetele jätkusuutlik versioon nii-öelda plastpakendist, siis see nõudlus pappkarbi järgi on nii suureks kerkinud aastate jooksul, et ikkagist keskmiselt raiutakse väga-väga palju puid ainuüksi papi tootmiseks siis maailmas, et siin on mul välja toodud 3 miljardit puud. See on ühelt usaldusväärselt veebilehelt võetud number. Ja samal ajal siis tekib hästi palju tekstiiliprügi. Euroopas 5,8 miljonit tonni aastas ja suurem osa sellest siis leiab oma koha prügimäel. Muidugi hästi palju põletatakse ka, aga siiski prügimäele ladestamine kahjuks on tänapäeva maailmas täiesti päevakorral. Ja miks meie siis toode on veel oluline, et kellele me väärtust pakume, ongi need samad brändid, kes seisavad üha rohkem silmitsi murega, et mida nad teevad omaenda siis tarbijärgsete rõivastega, kui te olete kuulnud sellist asja nagu tootja oma vastutus, mis on Euroopas kehtestatud ja tulevad ka teised niisugused tõsised regulatsioonid, et alates 2025 tegelikult iga Euroopa riik peab tekstiilijäätmeid koguma liigiti ja mõtlema sellele prügile ka väärtusi välja. Et täna väga palju häid nagu tooteid ei ole mõeldud ja meie siis proovimegi sellele probleemile lahendust leida ja muidugi on ka tarbija nõudlus sellistele jätkusuutlikele e-poe pakenditele ka järjest rohkem olemas. Siis siin on meie toode, et ühesõnaga me proovime kõiki neid eelneval slaidil olevaid probleeme lahendada, ehk siis väärindada tekstiiliprügi, luua jätkusuutlikud keskkonnasõbralikud e-poe pakendid ja seda me teeme just korduvkasutusega. Muidu meie ettevõtmisel ei ole, me ei saa öelda, et oleme jätkusuutlikud, muidu see on pigem greenwashing. Sellega me tahame siis alandada, eks ju, pakenditööstuse CO2 jalajälge, aitame brändidel hakkama saada siis tulevaste Euroopa karmide nii-öelda nõuetega tekstiiliprügile ja pakend on siis selline hästi kasutatav toode ja tegelikult meie pakend, see, kuidas me seda valmistame, on hästi skaleeritav ka. Ja siin ta on,
mul on kuskil siin taga ka olemas mõned näidised, et täitsa selline näeb välja nagu pildil, selline pakend. Noh, praegu see on mul valmis välja saatmiseks, siin on kleeps peal, aga saan näidata ära, et kui papil tuleb nagu kleepsu tõmmates ka natukene seda paberit lahti, et siis selle pealispind meil on nii sile, et siit nagu midagi lahti ei tule. Muidugi oleneb selle kleepsu liimist, aga see on nagu jah, selline püsib hästi. Ja see pakend on hetkel meil juba teinud 12 ringi. Me omavahel saadame seda siin Eesti Itellas ja Omnivas ja näeb täitsa nagu hea välja. Ühesõnaga, kohe saab 20 ringi täis. Ja üldiselt, mis on siis meie nišš, et hästi palju on ringluspakendeid ju tuleb järjest rohkem juurde. Need on erinevatest materjalidest ja hästi palju tahetakse siis asendada seda nii-öelda mullikile või niisugust nagu kilekotilaadset toodet, aga meil on just, meie nišš on siis selline karbik, mis on tugev. No siin on mul erinevad need ka, et kas või nagu täitsa suuri karpe saame teha, et erinevad suurused on olemas. See on vetthülgav materjal. Tootmisel ei kulutame ühtegi grammi vett ega kemikaale, et selline kuum pressimis töötlemisel valmiv materjal. Ja kuna me tahame ikkagi kordu kasutada 20 korda seda karpi, siis sellega me suudame vähendada paberi ehk siis nagu papppakendi jalajälge nendega võrreldes 72%. Ja meie karp on küll täna turuhinnast ehk siis pappkarbist natukene kallim 20%, aga samas jälle küsitlused näitavad, et tänane klient on nõus maksma rohkem jätkusuutliku pakendi eest. Nii. Siin on veel välja toodud, et mis täpselt on meie jalajälje võrdluses. See on hästi nagu suur teema ja sellega saab kindlasti rohkem süvitsi minna. Kindlasti me lähme ka see, mis meil on välja arvutamata, mida hästi paljud küsivad meilt täna ka on ikkagi see logistiline jalajälg, et kuidas, kui me hakkame ju kokku korjama, et see on ju tohutu logistika. Et siin me oleme ka võtnud seisukoha, et ega me ei hakka niiviisi tegema, et Eesti bränd saadab ma ei tea, kuskile Hiina kellegile paki ja siis me lennutame selle pakendi Eestisse tagasi, et seda puhastada ja siis uuesti, eks ju, teisel ringil saata. Et see on täiesti ebamõistlik, et me läheme ikkagist nagu riikide kaupa edasi ja meie kliendid ongi siis rohkem sellised, kellel on mingisugune kohalikul turul on siis väga suur nii-öelda amps võetud ära. Ja nii, siin on mul turu ülevaade, et mis on siis tänane pakenditööstuse turg ja see on just siis e-kaubanduse pakk, et need on kolossaalsed numbrid, aga meie, kuna me tahame moetööstuse nii-öelda seda ringi siis sulgeda, raske on eesti keeles öelda, close the loop, siis meie oleme keskendunud just moeettevõtetele. See on nagu meie see esimene suund, et moeettevõte, kellel on e-pood ja kes saadab välja väga suures mahus pakke. Et siin on toodud välja globaalsed pakkide saatmise ühikud Euroopas, et need on hästi suured numbrid ja siis üks teine suund, kuhu me tahame minna, on siis luksusturg, sellepärast et me näeme, et meie pakend juba täna väga paljud kliendid siin Eesti turul ütlevad, et vau, et see näeb nii premium välja. Ta kuju on nagu ikka see pappkarbil, et me disainiga praegu ei ole väga suuresti jõudnud edasi minna, aga vähemalt ta näeb nagu selline premium ja äge ja kvaliteetne välja. Et läheme sinna turule ka. Ja siis potentsiaalsed nišiturud, kuhu me tahame jõuda, on sellised, mis me ise ütleme niisugused in-house logistics ehk siis sellised, kus karp käib firma sees ühest kohast teise. Üks neist on re-commerce ehk siis tehnika tagastus, need, kes parandavad vana tehnikat, et nad saadavad kliendile paki, klient paneb enda seadme sinna sisse ja pakk tuleb tagasi selle sama siis parandaja juurde.
Siin juba eelmisel slaidil ma seletasin ära, et mis on meie need põhilised suunad või ärimudelid, aga siin on mul toodud taha firma nimed ka ja need on firmad, kellega täna me lähme päris kohe laivi. Ja meil on väga hea meel, et me saame kõiki neid 3 siis ärimudelit kohe hakata katsetama siin samas Eesti turul, et Ivo Nikologa hakkab pihta siis rendi selline mudel, kus siis pakendid deposiidi alusel jõuavad tarbija kodudesse koos Ivo Nikolo tootega. Tarbija skaneerib siis pakendil oleva QR koodi, viib tagastuskasti ja meie saame selle pakendi tagasi ja klient saab siis oma deposiidi tagasi. Kaubamajaga hakkame tegema siis sellist wholesale mudelit, kus me müüme kaubamale pakid ära ja tema ise korraldab ringlust. Et siis tema ise küsib, et klient tooks nagu kaubamaja tagasi pakendid, et ikkagist on ringluspakend. Ja Teliaga hakkame siis katsetama seda in-house logistikut, et neil on selline vahva toode nagu vanast uueks või programm, kus siis klient ostab endale telefoni Telia e-poest, uue telefoni, talle saadetakse pakend uue telefoniga, kus sees on veel meie pakend, millesse ta saab panna enda vana telefoni ja see läheb siis telefoni parandajale ja meie võtame enda pakendi tagasi telefoni parandaja käest. No see on selline huvitava nagu kujuga pakend, aga jah, saate ilusti enda mobiiliseadet sisse panna. Ja siis see, et meil see ärimudel õnnestuks, me oleme teinud alles hiljuti siis diili Itella ja Ringoga ja meie initsiatiivil siis on Ringo loob meile niisugused kogumiskastid, kuivkogumiskastid. Ringot, eks ju, te kõik kindlasti teate, tema korraldab siis, tal on toiduringluspakendid, aga need on, eks ju, tihti määrdunud ja meie karpe ei saa samasse kogumiskasti panna, sest siis me peame hakkama kohviplekke välja pesema karpide seast, aga nad päris pesukindlad ei ole. Et siis Ringo koos Itellaga paneb järgmise aasta alguseks 255 kuivkogumiskarpi enda siis Itella automaatide kõrvale, et inimesed saaksid hakata tagasi tooma meie karbikesi. Ja siin on niiviisi ära seletatud, et kuidas siis see rendimudel hakkab meil tööle, et oleks arusaadav, et ühesõnaga meie klient on siis B2B, meie klient on siis e-pood, kellele me müüme pakendi ja eks ju saame sellest raha, siis tarbija ostab meie kliendi e-poest mõne toote, maksab meie kliendile siis deposiidi ja saab meie karbis oma väikse toote, võtab enda toote välja, skaneerib siis QR koodi, saab oma raha tagasi ja viib siis pakendi kogumiskasti. Et see on selline ring, mida me tahame teha. Ja loomulikult on ka võimalus selleks, et klient ei soovigi seda karpi tagastada ja see on täiesti okei. Ta on selle karbi kinni maksnud ja ta võib seal hoida oma lapsemängu asju või õmblus väikseid vidinaid ja nii edasi, et ei pea karpi tagastama, aga siis see karp on neil välja ostetud. Ja siin on meie tiim, me oleme siis 3 Kaie, mina ja Mariann, oleme seda firmat siin käivitanud 8 kuud või ei saa öelda, et käivitanud, nüüd on juba täie hooga käima läinud, esimesed kliendid on ukse taga ja järgmiseks aastaks on suured plaanid ja me ei saa seda teha ilma siis heade partnerite ja toetajatega, mis on ka ilusti siin all ära toodud, et hetkel siis oleme Tartu teaduspargi inkubatsioonis, kus siis loodame oma tootmisprotsesse lihvida ja arendada masstootmiseks kõlbulikuks. Ja siis ma mõtlesin lisada veel sellised vahvad pildid ka lõppu, et oleks pilt on alati tore vaadata, et kuidas meie esimesed tooted valmivad, et siin on näha näiteks esimesi näidiseid ma oma kodus triiklauaga triikisin sirgeks, sest nad ei tahtnud, tekstiilkiud on selline, et ta on hästi niisugune, ta ei taha jääda, nagu need sooned ei taha sisse jääda, nagu pappkarbil ja siis ma alguses täitsa nagu triikisin neid karpe. Need karbid sisaldavad
puhastuslappide jääke, millest on ka pilt, et need on päris purustatud ära puhastuslapid. Siin on näha, võib-olla videos ei ole näha, aga niisugused roosakad täpikesed. Siis siin allpool on pildid esimesest toodangust, mis meil sai siis paar nädalat tagasi valmis ja kuidas ma seda siis ise kõiki neid karbikesi olen kuumpressinud ja siis sellised väljavaated ka tulevikus, mis meil hästi palju küsitakse, on siis midagi karbi sisse, ehk siis soovitakse seda fillingut, kui sa paned šampooni pudeli, mis loksub, et kuidagi ta oleks fikseeritud. Ma olen siin paar arendust teinud ja siis loomulikult ümbriku või sellist suuremahulist kotikest, kuhu siis suuri asju mahutada, et ma ise leian ka, et ei ole mõistlik talvejopet sellisesse suurde karpi alati panna, et see lihtsalt võtab nii palju ruumi, et parem on ta niiviisi kotti ära sulgeda. Vot nii, aga siis ma praegu lõpetan, et mul sai vist aeg ka täis. Aitäh kõigile kuulamast ja kui teil on küsimusi, siis hea meelega vastan. Aitäh, Liis, tore, sa väga tublisti jäid aega. Ja mul oli kell ees siin, vaatasin ikka. Nii, aga siis meil on mõned küsimused ka tekkinud, et kuidas te jääke töötlesite, purustasite ja või kuidas te leidsite tootmiseks koostööpartneri? Eeldusel, et te päris ise ei tooda. Ja meil on praegu tootmispartnerid, mul ei ole kodus siin purustamisseadmeid suuri. Tootmispartnerid leidsime nii, et ma käisin TalTechis, eks ju, magistriõppes ja põhimõtteliselt nagu läbi tutvuste lihtsalt hakkasin uurima ja rääkima ja päris üsna ruttu jõudsin selle õige tootmispartneri. Ega midagi siin valida ei ole, me ju teeme Eestis täna neid karpe, et me ei tee kuskil välismaal, et siin Eestis väga palju nagu neid purustajaid, firmasid, kellel on purustus, ei ole. Ja teine küsimus oli, kuidas me purustame või? Jah. Kuidas te jääke töötlete, et kas te purustate või kuidas te seda teete? See on mehaaniline purustus, ehk siis ongi täitsa mehaaniliselt nii-öelda hakklihasse läheb see tekstiil ja siis tulevad välja kiud. Ja, et seal ei ole mingit keemiat ei ole lisatud. Okei, sest et siin ongi järgmine küsimus, et kuidas tekstiilist pakend saab, et mis on see sidusaine, mis seda koos hoiab? No tekstiiliga on nii, et tekstiilkiud on hästi palju erinevaid ja kui materjal kiud panna ta hästi kõrge kuumuse kätte, siis mõned kiud hakkavad sulama lihtsalt, et ta on selline liimjas nii-öelda koostis tekib, et selle pakendi sees ongi siis mingi osa selliseid kiude, mis sulavad ja kui sa paned kuumust, siis nad sulavadki selliseks kokku. Jah, et siin midagi nagu muud ei ole, et see toormaterjal täna meil tuleb ju nagu lehtedena ja seal on nagu kõik sees see vajalik koostis, mis kokku pressides on selline tugev sile pinnas või struktuur. Aga mis te eeldate, mis on selle karbi eeldatav eluiga võrreldes siis teiste turul olevate karpidega? Ma arvan, isegi, ma ei tea, pappkarbiga võrreldes näiteks. Ma arvan, asi ei olegi nagu niivõrd elueas, aga tegelikult me ju täna pakume ise seda ringlussüsteemi, ega pappkarpi saab ju ka ringelda, ega see, keegi ei ütle, et ei saa ju, lihtsalt keegi seda ei tee, aga tekstiilsel pakendil on küll see rohkem see omadus, vaata kui pappkarp sa nagu murrad, siis ta ju kaotab kaubandusliku välimuse, tal tuleb see soon sisse, aga tekstiilkiud on nii nagu flexible või paindlik, et kui ma murran, eks ju, siis ma saan ta ilusti jälle sirgeks tagasi, et siin ei jää seda vagu sisse, et ta on ikkagi nagu nii-öelda vastupidavam sellisele igasugu, ma ei tea, kriimudele ja niukestele ka, ega kui sa teed siia kriimu sisse, ta on küll sile, aga ja niuke kräpsuline, et seda ei ole nagu näha. Mul on, ma ei tea, 2 sentimeetris või millimeetris küüned, et siin ei ole näha. Et ühesõnaga, nagu see on see mõte, miks me tekstiili kasutame. Ta on vastupidav just ringluspakendina. Aga kuidas te seda hooldate, kui on nagu vajadus, et saate nagu seda kuidagi hooldada?
ja eks meil hakkab selline kontroll, et kui siin on ikkagi mingisugune, ma ei tea, ongi kohviplekk või punane vein, aga siis ega me sellega midagi teha kahjuks ei saa. Et ikkagi me eeldame, et pakendid, et inimene võtab enda toote välja, ta vahepeal ei viska seda mingi mulla või ma ei tea, mis asja sisse. Et ma ei tea, mina ei tee nii kodus pakenditega, aga me eeldame, et ikkagi inimesed toovad ta ilusti tagasi, et ta vahepeal ei ole käinud kuskil ujumas või ma ei tea kusse. Aga puhastus jah, on selline, et me saame ta uuesti kuumpressida nagu nii-öelda laiaks või siledaks ära. Jah. Arusaadav, aga meil on veel tegelikult mõned küsimused, aga ma praegu jätaks need siis järgmise esitluse lõpuks, et meil on seal lõpus jääb 10 minutit vaba aega, et kui kellelgi veel tekib küsimusi, millele te soovite vastust, siis meil lõpuks on selline avatud suhtlemisring. Aga praegu aitäh sulle, Liis. Ja, aitäh. Nii, ja nüüd meie kolmas ka startup ettevõte on siis Pakko. Ma loodan, et ma ütlesin õigesti seda. Ja sellest räägib ettevõtte tegevjuht ja asutajaliige Urmo Kiis, kes on siis tänaseks juba üle 7 aasta töötanud logistikasektoris ja seal tekkis ka vist mõte ja selline, ta ise ütleb, naiivne idee parandada maailma ja seda siis ringpakendite näol. Ja Pakko samuti kasutas Upster Studio disainilahendusi või abi, mille eestvedajad on siis Pavel Sidorenko ja Vitali Baltanen ja nemad aitasid Pakku pakendi lahenduse ja visuaalse identiteedi loomisega. Ja võib-olla märgiks siinkohal ka ära, et Upster Studio tegi Artproof boxi disaini lahenduse. Aga nüüd annakski sõna teile. Ja, kas mind on kuulda? Väga hästi. Nii siis, olen Urmo Kiis ja nagu mainitud, olen Pakku üks kaasasutajatest ning tegevjuht. Viimased 7 aastat on mul seda logistika tausta kokku, kuid viimased 3 aastat siis e-kaubandus nagu logistikaprotsesside juhtimises. Ja sealt see ka idee nii-öelda sündis, et siin tänases esitluses teeme koos Upstersi kuitidega Vitali ja Pavliga selle, sest nemad aitasid meil seda pakendit ja brändi identiteeti siis luua. Kus see kõik alguse sai ning milleks Pakkuud üldse vaja on, nagu me teame, et pakendijäätmed on meil üks suur probleem. Erinevad allikad ütlevad, et kuskil 30-40 tonni paberi ja papijäätmeid jääb üle siis tänu e-kaubandusele. Ning mõte sellest tuli ikkagi isiklikust kogemusest. Algas kodus tegelikult, kui eelmine aasta peale mustereedet avastasin ennast suurest papihuinikust, siis mõtlesin, et kuidagi kurb on neid ära visata ja miks kas ei ole sellist võimalust, et ma saaks neid näiteks uuesti kasutada. Samuti ka läbi töö olen näinud, kuidas mõndade suuremate retailerite nii-öelda tagastuslogistika toimib ja mis nende ladudes toimub, et seal on päris suured kogused seda nii-öelda tagastusi ja pakendeid. Ümbertöötlemine nõuab ressursse, et seda me ka teame, et paljusid näiteks ühekordseid pakendeid üldse ei saagi ümber töödelda ning Eestis ei ole ka paljuski seda võimalust ning et pakendite taaskasutamiseks pole alati levinud lahendust, et meil nagu mõned pakkujad siin turul veel on, kuid need on pigem sellised nišitooted ning sellisel tavaostjale nagu ka mina isiklikult, et lahendus selle jaoks puudus. Ning kuna me liigume aina rohkem ja rohkem sinna ringmajanduse suunas, lõikasin siin paarist hiljuti ilmunud artiklist välja pealkirjad, et
aastaks 2030 peaks siis olema see taaskasutatava pakendite hulk olema kuskil 20% ja aastaks 40, 80%. Et siis me näeme, et juba praegu on see väga tõusev trend ning ma arvan ning isiklikult loodan, et me jõuame sinna 80% varem. Nii, nüüd räägivad Pavel ja Vitali natukene meie tootearendusest, aga enne räägiksid, miks me just üldse Upstairsi poole pöördusime, kuna mina ja minu kaasasutaja Karl oleme mõlemad logistika taustaga, pigem sellised tehnilised inimesed, kes kasutasid disainimiseks Painti, siis me arvasime, et me saame mingisuguse käkiga kokku, et pigem annaks selle siis nii-öelda ekspertidele. Ja siis nii me Upstairsiga siis kokku saimegi. Ja tere Urmo, et tahtsin alustada sellega, et kui Urmo ja Karl pöördusid meie poole, siis meil tegelikult oli hästi suur huvi sellest, et kuna Upstairsis iseendas on väike niisugune bränd ja internetipood ja me müüme asju ja saadame asju laiali maailma ja siis me tundsime seda probleemi ja see oli täitsa südamelähedane asi, et mis karbiga tegeleda, kuidas mingi väike asi pakendada, et ei võtta hästi palju materjali ja nii edasi. Ja siis me alustasime sellega, et tegime igasuguseid researchi ja ma arvan, võib praegu edasi liikuda selle nagu järgmise slaidi. Et siin on üldiselt kõik tänapäeva need lahendused on ikkagi lineaarsel majandusel põhinevad ja Baku tegelikult, ringpakend on väga hea näide sellest, et kuidas saaks ringmajanduse printsiipe kasutada ja sa võid praegu edasi liikuda. Ja siis me tavaliselt, kui me projekti võtame, siis püüame vaadata ühe tervikuna projekti ja antud juhul me siis võtsime 2 suunda paralleelselt. Me hakkasime brändi sellist visuaalset identiteedi looma ja ka toote arendama. Ja kuna need on omavahel väga seotud asjad, siis need läksid meil paralleelselt, et mõnikord ongi, et visuaalselt tekib idee, kuidas lahendada toote ja ka vastupidi. Ja praegu võib edasi liikuda. Et siit sündiski näiteks visuaalne element, lähtudes sellest, et need tsüklilised või ringluse nagu sümbolid ja ka nagu printsiibid meil silme ees nagu olid ja kõik need osapooled, kes on kaasatud selle toote protsessi, nii pood ise kui ka kasutaja ja ka antud juhul ka post. Ning võib edasi liikuda. Algus oli see, et me ikka nagu tavaliselt peab uuringut tegema, ehk siis meil oli üsna suur uuring tehtud ja siis selgitasime välja, millised hetkel olevad lahendused on, mis tugevused, nõrkused on, siis lisaks olid tehtud ka mõned intervjuud, nii jällegi erinevate osapooltega, nii kasutajatega, ostjatega kui ka müüjatega e-platvormitelt. Nii, võib praegu edasi liikuda. Ja siis paralleelselt, kuidas Vitali juba mainis, et me tegelesime ise ennast seda pakendiga, et mõtlesime igasuguseid nagu kriteeriumi välja, et mis materjal on, mis konstruktsioon on kõige nagu efektiivsem, kuidas kinnitused teha ja igasuguseid piiranguid ja kriteeriumi kaudu, näiteks samad nagu jätkusuutlikud, siis kättesaadavus, materjali kättesaadavus, siis
elujõulusus üldse ja siis teostatavus ja nii edasi, siis tegelikult, mis on hetkel turul kättesaadav, et me leidsime üks potentsiaalse materjal, see on Graftex, et mõned brändid juba kasutavad seda ja leidsime, et see on hästi sobilik meile. Aga enne tegime hästi palju katsutused ja klassiliselt kiirprototüübimine, et tegime igasugused paberist prototüübi ja proovisime, kuidas seda nagu 3D-s ja kuidas see töötab. Siis pärast, kui enam-vähem juba läks selgeks, mis suuruseid on vajalikud ja siis me ka võtsime ühendust tekstiilitehnoloogiga ja siis ta juba aitas meile ka, et kuidas paremini seda konstruktsioon disainida, lõpetada ja siis mis sõlmed on kõige lihtsam ja vastupidavam ja kuidas üldse seda materjal nii kokku panna ja seda laotuseid kasutada, et materjali jäägid on minimaalsed. Et siis see on hästi kasulik oli just seda spetsiifilise spetsialistidega koostööd teha, et aru saada need punktid. Sest üks asi on teha üks prototüüp, aga kui mõelda, kui palju Urmul ja Karlil seda vaja oleks neid tooteid, siis seal tulevad juba suured kogused, et masstootmine sellel pakendil, et siis iga operatsioon vajab aega, iga operatsioon annab ka hinda sellele tootele või ka vastupidi, võtab ära. Siis saab järgmine. Ja siis tuli välja selline, see on üks pakendidest, see on keskmine ja valisime roheline niisugune värv, et ta on eristub konkurentidest ja siis ka mõnus niisugune ja temaatiline ja siis valisime need koolased velcro ribad ja just see oli niisugune nagu visuaalne koostöö terve brändi identiteediga, et kui näiteks panna järgmine slaid, siis saab näha, et see on nagu niisugune hoolitsemine või et kui sa nagu jaapanlased annavad visiitkaardid 2 käega ja et see on nagu respekt ja nii edasi, siis see on sama asi, et kui näiteks kuuler toob pakend 2 käega, see on nagu teistsugune tunne ja ta ei viska sulle. Ja siis me mängisime sellega, et ja see elemendid, need kollased ribad läksid just, kui panna veel järgmine slaid, siis ka terve seda brändi visuaali, et igasuguseid trükiseid, sotsiaalmeedia, turundusmaterjalid võiks olla seda nagu selle elemendidega. Ja on 2 need kätte see loogika ja lisaks ka see, et visuaalselt nagu näitab meile tsentraalse objekti, et mis seal sees on, see on meil oluline, et vääristab seda sisu, mis me saadame. Ja samas, kui me vääristame seda sisu, siis me tegelikult peaksime vääristama ka pakendi ennast. Siis võid jätkata. Aitäh. Aitäh teile. Igatahes lahendus siis meie probleemidele, Baku taassaadetav pakend. Vähem jaatmeid, vähem tootmist ning samuti ka parem nähtavus. Kuna selliseid taassaadetatud pakendeid on nii-öelda turul on hetkel veel vähem, siis on hea võimalus konkurentidest erineda ning pakkuda lisandväärtus ka siis roheteadlikumale ostjale, kelle siis suurus on aasta-aastalt siis ka kõvasti kasvanud.
samuti kulude kokkuhoid, et me aitame vähendada pakendikulusid, mille juurde ma tulen natuke hiljem tagasi. Ning lõppude lõpuks siis ka meie pakend on ka roheline pakend, et ta on taas töödeldav, kui ta on oma eluea ära elanud. Ning siis toore, millest Graftex on tehtud, ehk siis Graftex koosneb suuremas osas tselluloosist ning sinna on lisatud ka lateksit, mis teeb ta siis nii-öelda vastupidavaks. Siis see nii-öelda tselluloos on pärit säästvast metsandusest. Kokku on meil 4 suurust, SM, L ja XL, millest siis väiksemasse mahub selline telefon ning sinna kõige suuremasse suurem matkakott või suurem talvejope. Et piltide pealt on näha ka siis just L ja XL-i koti pealt neid votti, mis kohtasid, et kui siis klient võtab oma saadetisi sealt välja, siis ta saab meie selle pakendi ilusti kokku vottida ja siis ka tagastada. Ning kuidas see tagastus siis käib või kuidas see protsess üldse välja näeb, on sellised, et ostja valib e-poest meie pakendi ja maksab selle eest pandi. E-pood või siis ladu, kes seda tellimust haldab, pakib selle meie pakendisse. Kuller viib saadetise kohale. Klient võtab oma tellimuse välja ja pakib meie pakendi kokku. Ning klient tagastab siis pakendi läbi tagastuskasti, mis hakkavad kas siis sarnaselt low impact'ile. Need tagastuskastid hakkavad, meie siis nii-öelda pakendid saab hakata ka sinna nendesse tagastuskastidesse järgmisest aastast arvatavasti siis tagastama. Ning samuti enne tagastust siis klient skännib QR-koodi, mis on pakendi peal, lisab oma andmed ning kui pakend jõuab meile tagasi, meie keskusesse, siis me tagastame kliendile pandi, et vahet ei ole, mis seisus see pakend meieni jõuab tagasi, teades, et ta jõuaks. Sest isegi kui see pakend on katki, seda uuesti uuele ringile nii-öelda ei kannata saata, siis me tahaksime ikkagi need kokku koguda ja need nii-öelda ümber töödelda. Mitte küll uueks pakendiks, kuid ikkagi see võimalus on meil olemas. Ning me teame, kui siis see pakend on veel nii-öelda ringluskõlblik, siis me teeme see ilusti puhtaks, desotame ning saadame tagasi uuesti e-poele, et siis seda saab uuesti kasutada. Kes on meie kliendid? Meie peamised kliendid on ikkagi e-poed, kellel siis on regulaarsed tellimused läbi veebilehtede ning ka teised ettevõtted, kes siis saadavad regulaarselt saadetisi. Kas tootmisettevõtted, kellel on oma välja kujunenud ringlused või soovivad seda efektiivsemalt teha. Ning samuti meie üks visioonidest on see ka, et C2C kliendid ehk siis kliendid kliendile saaksid kasutada meie taassaadetavat pakendit. Ehk siis näiteks saad meie pakendi osta koos pandiga Selverist või kuskilt tanklast ning saad seda siis kasutada oma asjade saatmiseks. Ning ka 3PL teenusepakkujad, kes siis maakeeli on need laod, kes e-poodide tellimusi haldavad, et siis nemad saaksid pakkuda oma klientidele ehk siis e-poodidele jätkusuutlikku lahendust. Nii, ja siis mis on meie väärtuspakkumine, et me võime sellest roheteemast rääkida nii palju, kui tahame, siis lõppude lõpuks ikkagi ettevõtetele loevad numbrid. Ning meie üks suurimaid lisandväärtuseid on kokkuhoid, kulude kokkuhoid. Tegin siin kiire võrdluse meie pakendi ja siis sellele alternatiiviks olema pappkastiga. Ehk siis meie pakendi hind L suurusel on seal 9 euro kandis, aga pappkasti hind on 50 senti ning pluss siis tagastuskulu, mis on ringi pealt. Ning samuti tõin siin välja papi ja paberi aktsiisimäära. Ehk siis, kui me vaatame neid ringi kulusid, siis me näeme, et see vahe on vahet ei ole, mitu ringi ta teeb, see vahe on ikkagi selle nii-öelda meie pakendi hind. Kuid siis, kui lisame, et missugust tulu me võime selle ringi pealt saada, siis
siis me näeme, et 20-30 ringi pealt on juba see nii-öelda see pakendi aktsiisitulu, et pakendi aktsiis täpsustuseks on siis aktsiis, mida pakendiettevõtted peavad deklareerima ja siis ka maksma selle eest. Ning ka nii-öelda e-poed võivad kasutada seda meie pakendit kui eraldi roheteenust, ehk siis küsida sellist väikest tasu selle pakendi eest, et siis 30-20 ringi juures on juba see tulu per pakend päris suur. Ehk siis kui ühekordne pakend on siiamaani olnud või ongi kui kulu ettevõtjale, siis taaskasutatav pakend võib olla ka tuluallikas. Ning samuti kõik Euroopa direktiivid liiguvad sinna poole, et ma olen 100% kindel, et kõik pakendiaktsiisid tõusevad ning samuti ka soodustatakse korduvkasutatavaid pakendeid. Nii, ja siis siin on mul toodud see viimased ringid tulud, mis on siis siia sisse on ka arvestatud juba need pakendikulu ja ringluse kulu. Ehk siis me näeme, et kui me seda ühe korra kasutame, siis on päris suure miinusega, kui me kasutame seda nagu korduvalt, siis on võimalus isegi pakendi pealt tulu teenida. Ning panin siia juurde ka siis nii-öelda roheteema ja CO2 jalajälje. Et kui meie pakendi ringlus on kuskil selline 40-50 grammi toodab CO2, siis pappkasti sa eeldatavasti pead uue võtma selleks uueks ringluseks ning siis selle korrutama ringidega. Ehk siis siit tuleb see kõige suurem vahe nii-öelda rohe aspektist vaadates. Ning üks peamine või kõige suurem vahe on ikkagi, et me vähendame sellega jäätmeid, et siis seda näitlistada, et siia ma üritasin ära mahutada kuskil 20 pappkasti, et siis et meie pakend võiks seda asendada. Nii, meie peamised väljakutsed, et kui me seda Bakuud alustasime, siis me mõtlesime, mis seal rasket on, teeme pakendi ja hakkame seda tegema, aga peale kuskil 87 halli karva hiljem on neid väljakutseid ikkagi päris palju. Et peamine väljakutse on ikkagi, kuidas konkureerida ühekordse pakendiga, et mis on ikkagi tunduvalt odavam, lihtsasti käsitletav tarbijad kui ka nii-öelda e-poed, meie kliendid on harjunud ühekordse pakendiga ja seda ümber, et me peame hakkama siis ka tarbijaid ja kõiki nii-öelda ümber õpetama. Et teiseks peamiseks väljakutseks on see, et kuidas saada ka üks keskmine inimene keskmisest alevist või linnast pakendit tagastama, et sellel ringlusel ja või taaskasutamisel ei ole mõtet, kui ta jääbki selliseks nišitooteks, et see ennast ära tasuks ning et see toimiks, et see peab minema massidesse. Teiseks tagastusvõrgustik, et kuni praeguse hetkeni ei ole sellist, kui pakendi tagastusvõrgustikku üldsegi olemas, et me põhimõtteliselt alustasime nullist ning mul on väga hea meel, et Ringo meiega sellega nii-öelda koostöös ka on appi tulnud ja see varsti on siis võimalik. Efektiivse tagastusprotsendi saavutamine, et mis on need aspektid, mis panevad inimesi pakendit tagastama, et kui see pakend teeb ainult ühe ringi ja ikkagi lõpetab prügikastis, siis kaob see mõte jällegi kohe kiiresti ära. Pandisüsteem, et see pant on ikkagi ka üks aspekt, mis paneb inimesi pakendeid tagastama, aga see pandisüsteem peab olema e-poodidele, see peab olema kasutajamugav nii e-poele kui ka lõpptarbijale. Ning see peab olema ka ühildatav e-poodidega ning see peab arvestama ka erinevaid situatsioone, mis seal nii-öelda
laos võib ette tulla, kui seda tellimust pakitakse. Ning ka pakend, et see pakend ikkagi peaks piisavalt kaua vastu ning et ta ise oleks ka ikkagi taaskasutatav on nii-öelda peale oma eluaja lõppu oleks taaskasutatav on üks aspekt, mis ma arvan, et võiks nii-öelda ühel pakendil olla. Nii, et kus oleme täna ja mis on meie plaanid, et meie pakend on valmis, esimene tellimus on ka siiapoole teel, et aasta lõpuks ta võiks siis meieni jõuda. Meil on viimased läbirääkimised seoses tagastusega ning toome esimesi kliente juba pardale. Planeerime arendusi ning et need arendused kõik ellu saaksid, siis loome meeskonda, kes siis Baku taga on. Et kui me alustasime 2 Karliga, siis tänaseks päevaks on meid ka juba 5 inimest samade eesmärkidega. Meie plaanid on olla rohkem kui lihtsalt pakendipakkuja, sest et see tähendab siis seda, et me võiksime ka pakendile või peaksime midagi pakendile ka nii-öelda lisaks pakkuma. Et ma olen jällegi kindel, et kui me kõik liigume sinna poole, kõik direktiivid, seadused liiguvad sinna poole, siis tulevad varsti ka suured tegijad, suured pakenditootjad, Stora Enso, Nefabid ja nii edasi. Ja sõidavad meist lihtsalt üle, et meil mingisugused ideed on, aga sellest saame kunagi hiljem äkki rääkida. Oma pandisüsteem, mis siis oleks e-poodidele suunatud rohkem, uued materjalid, pakendid ning toote hind, et pakkuda, et meie teenuste ja toodete portfell oleks ka laiem, on selle nii-öelda eesmärgiks. Ning uued turud ja laiem tagastusvõrgustik, et siis see taas saadetav pakend jõuaks massidesse ning temast oleks ka siis reaalselt kasu. Aga tänud kuulamast. Jälgige meid igalt poolt ning kui tekkis küsimusi, siis kirjutage julgelt, lisage LinkedIni mind ja vastan meeleldi. Suur tänu teile, Baku. Kas meil on nüüd jäänudki 8 minutit lõpuni, et kui on tekkinud veel küsimusi, siis panna need palun kirja. Aga meil jäi siin Liisi jutu ajal ka esitati küsimusi, et ma arvan, et need sobivad üli hästi teiega ka, et mis saab selle pakendi elu ja lõpus, kui see on täitsa juba ribadeks kasutatud. Ja, meie kogume oma pakendid kokku ning siis teda saab ümber töödelda peaaegu nagu paberit, et ta sobib sinna, aga väikses mahus. Aga kui siis sinna nii-öelda paberi taaskasutamisse või nendesse tehastesse me enam ei sobi, siis me uurisime välja, et sellest on võimalik teha seda tselluvilla, mida kasutatakse ehitiste soojendamiseks. Selge. Tekkis veel küsimus Urmale, et keda te peate peamiseks konkurendiks, kellega te siin meie turul võistlete? No, meie peamisteks konkurentideks on ikkagi ühekordse pakendi tootjad ning neid taaskasutatavaid pakendeid on hakanud juba vaikselt tulema. Aga peamiseks me ikkagi hetkel veel võistleme nii-öelda nende ühekordsete pakenditega. Ja. Ma korra küsiks veel Liisi käest ka, et mis teie pakendist saab peale seda, kui see enne vastamata, kui selle eluiga saab läbi? Ja, meil on olemas selline salapartner, kellel on tekstiilist ehitusmaterjale teeb ja meie elul pakend, mis on juba nii-öelda ribadeks ringelnud, et teda saab jälle mehaaniliselt ümber töödelda ja sellele partnerile anda sisendtoormaterjaliks. Aga tegelikult täna me uurime ise võimalust, et
tähendab rakendusuuringute programmis, et kuidas väärindada ka seda, ütleme, et kui me nüüd seda pakendit jälle ära purustame, et mis me teha saame, sest täna me teame, et siit sellest pakendist me ei saa selliseid samaväärseid kiude, kiu pikkust on vaja, eks ju, et meie pakendi materjal saada kokku. Et siit tulevad sellised väiksed tükid ja kiupuru, et seda me ei saa samamoodi kasutada, et siis on vaja meil teist tehnoloogiat, aga see on hästi huvitav probleem, mida me tahame huviga hakata lahendama varsti. Jah. Tore. Meil on tulnud veel üks päris tore küsimus ja see on, et kui kerge on kulleril kliendi kaupa ära varastada. Kas te olete selle peale ka mõelnud? Nii mõlemad. Kulleril on seda väga lihtne teha, kuidas seda teha tahab. Et ma arvan, et nii meie kui ka low impact'i pakend nagu selles osas on nagu sarnane nagu praegused pakendid, need on sama lihtsalt siis ära varastatavad. Aga ma korra veel küsin Paku käest, et teil oli Ringoga koostöö tulemas, ehk siis on selle kogumissüsteemi, et teil oleks ühed ja samad need kogumiskastid. Just. Okei. Sest et see tekib kohe pähe, et meil just siin oma keskis arutasime, et neid kogumiskaste tekib lihtsalt nii palju ja neid otsida ja et neid on päris palju on ettevõtteid siin, et tore oleks, kui neid saaks ühildada, et ideaalne muidugi oleks, kui kõik saaks ühte kasti panna, aga. Ja põhimõtteliselt saabki, selles mõttes need samad kastid sinna sisse võib visata nii meie taassaadetavad pakendid kui ka teiste, kellega siis Ringo see leping siis siin saab sõlmitud. Ja et ma võin lisada ka, et jah, et nendel kogumiskastidel saab peal olema siis nende ettevõtete ja brändide nimed, et mida sa võid sinna panna. Sa ei võid tegelikult ju lihtsalt suvalisi pakendeid panna, et täna ongi Paco, eks ju, low impact ja mõned on veel, aga ma ei tea, kui kinnitatud need on, aga meie oleme sellised esimesed, kes hakkavad minema seda Eesti turul. Jah. Tore. Ja siis Urma mainis seal, et efektiivne tagastusprotsendi saavutamine on nagu päris keeruline ülesanne. Oma seisukohaltki võiks öelda, et eks meil kõigil koguneb neid pakendid koju päris palju, et kas teil on mingid konkreetsed lahendused või mingid mõtted, et kuidas te seda saavutada üritate või? Ja, et ma arvangi, et seal ongi need kaks punkti, mis nagu motiveerib seda nii-öelda tarbijat tagastama. Esiteks ongi pant, et kui sa pead nagu maksma selle eest, et see pant peab olema motiveeriv, et ma ikkagi viin selle tagasi. Ja teine on see tagastusvõrgustik, mis hakkab rolli mängima, et see peab olema ikkagi võimalikult lihtne. Et kui me nagu tahame, et see nii-öelda e-poe klient siis tooks ta siis ainult teatud kohtades, suuremates linnades näiteks, siis ta ikkagi jääb selliseks nišitooteks. Et see peab olema ikkagi, see peab olema see kliendile mugav, ehk siis nagu meil hakkab see olema, et hakkab olema pakiautomaatide kõrval, ta saab kohe oma asja sealt välja võtta ja pakendi tagasi saata ja ta ei pea selle pärast enam muretsema. Ma võin lisada, et kuna see on ikkagist pakendite mõttes päris uus süsteem, siis kindlasti see sisseelamine võtab omajagu aega, et tegelikult me täna näeme, et see pandipudelite kokkukorjamisprotsent on üle kogu Euroopa üle 95% nendel maadel, kus see on nii-öelda siis rakendatud, et see on, inimesed, eks ju, lähevad 10 sendi pärast viivad tagasi, saavad, eks ju, paar eurot kuni, ma ei tea, kui palju eurot, et ikkagi seda tehakse, aga see on aastate jooksul jõudnud sinna maani, et eks me oleme ka sellised võib-olla, ma ei tahaks öelda, et need ringluspakendid on nagu niisugused
hästi uudsed, et nüüd turg ei ole valmis, turg on täiega nii-öelda valmis, inimesed oma mõtetes on selleks valmis, aga nüüd nagu peame tegudega ka sinna jõudma, et okei, päriselt hakkamegi, võib-olla see on raske mõnikord viia, eks ju, kuskile see pakk ja kindlasti ma arvan, Paco või Urma nõustub minuga, et me ei taha, et inimesed hakkavad eraldi nagu võtma auto ja sõitma ja viima seda pakki kuskile, et sellepärast ongi, et Itellaga koostööd sa saad ühendada ju mingi poes käigu või noh, niiviisi. Et ikkagi need jõuaks tagasi meieni need pakid. Ja, et üks väljakutse, mis ka meil on ka see, et kuna me tegelikult oleme B2B suunitlusega ettevõtted, siis me ikkagi peame ka ennast kuvama ka nii-öelda selle lõpptarbijale, et me ikkagi oleme nii-öelda teerajajad ja mingil määral teerajajad, me peame seda nii-öelda lõpptarbijat siis ikkagi koolitama. Et see on meie see üks väljakutsetest. Muidugi. Meil tekkis veel uus ettepanek või küsimus, et kas toidupoest kauba koju tellimisel tekkinud näiteks paberkottidega oleks ka midagi ette võtta. Kas teil on kohe mingi lahendus välja pakkuda? Et äkki keegi tahaks mõelda jaekettidega koostöö peale. See vist on niisugune üleskutse pigem. Yes-Bagis oleme juba seda vaikselt alustanud. Meil ei ole küll endal just suurkettidega praegu piloote läinud. Aga näiteks ma saan praegu reklaamida sellist konkureerivat, kes on Vaun ja kes Selveris pakub oma neid ringlevaid kotte. Kui te Selveris kommentaaridesse kirjutate, et tahate ringlevas kotis kaupa koju, siis on võimalus, et saate ka. Aga Yes-Bagis jah, et meie oleme läinud sinna poole, kus on toidu ehk need food delivery ja takeaway poole uurima ja ka iseenesest retaili jaoks mõelnud lahendusi. Me oleme ka mõelnud selle peale tegelikult, aga kui me tahame sinna ärisegmenti siseneda, siis seal tulevad uued nõudmised ja uued know-how'd, mida on vaja. Eriti toiduhügieeni teema. Ja täpselt. Nii, kas kellelgi on veel tekkinud küsimusi või sooviks midagi lõpetuseks veel öeldes? Ma vaatan, et meil hakkab aeg vaikselt otsa saama. Nii, tuli veel Pacoole üks küsimus, et kas tselluloosi saamiseks on peale metsanduse veel alternatiive? Ma jään hetkel vastuse võlgu, et me oleme ka mõelnud, et see on nagu see meie esimene pakend, et me tahaksime ka ikkagi edasi minna ka pakendiga, mis oleks siis veel rohkem rohelisem, et me ei peaks ka seda seda tselluloosi siis ka metsandusest kätte saama. Et ma tean, et see hirmutab kõiki tegelikult see plastik, aga tegelikult see plastik, kui sa seda korduvalt kasutad, siis ta on tegelikult ikkagi hea. Et me oleme mõelnud siin mõndade kas karbikeste või kokkuvolitavate karbikeste peale, mis võiks olla näiteks plastikust, aga nii palju, kui me oleme seda oma kotti testinud, siis ta on niisugune paberias ja ta on mõnus käe all, et inimestele väga meeldivad, et see plastik võib-olla hirmutab ära esialgu. Nii, aga mulle tundub, et meil ongi aeg läbi saanud, et võib-olla nüüd peaks kokku võtma. Et suur aitäh kõigile esinejatele ja kõigile kuulajatele. Ma võib-olla tuletaks veel korra meelde, et see meie tänane sõnavõtt siis salvestati ja seda siis saab vaadata Disainikeskuse kodulehelt. Aga ilusat nüüd vist juba siis õhtut kõigile ja tulevat jõuluaega. Aitäh teile!